sa nutad või? Võib-olla. Miks see nagu nii emotsionaalne on? See on nii armas, Meie maailmas on asju, mida me peame täiskasvanulikuks. Arved, üürilepingud, kohvima suhkrute, aga vahel tekib midagi, mis murrab selle narratiivi. Wow. Tunned? Ega ma seda sulle tagasi ei anna. See siin on Build-A-Bear. Tore koht, kus teha endale kaisukas. Aga miks on see pood täiskasvanud inimesi? Täna räägime kaisukatest ja psühholoogiast ja turundusest ja uurime välja, mis pagana põhjusel oli Eesti Build-A-Beari avamisel välisukseni ulatuv järjekord. Ja loomulikult ei saa jätta ju kaisukat ka tegemata. Build-A-Bear on Ameerika bränd, mis alustas aastal 1997. Tänaseks on neil üle 400 poe maailmas ja lõpuks siis 2025 jõudis üks ka Eestisse. Uhked kallid kaisukad, mis on tõmmanud inimestel jalad alt, ei ole midagi uut. Meil on Squishmallovid, Beanie Baby loomakesed ja isegi terve restoran, kus sa saad endale meelepärase kaisupurksi küpsetada. Aga Build-A-Bear ei müü lihtsalt kaisukaid. Nad müüvad kogemust. Sa valid endale looma välja, täidad selle vatiga, paned sinna sisse südame, annad talle lõhna, nime ja riided. See tundub isiklik, ainulaadne, peaaegu maagiline. Miks see erineb nii palju sellest, et ma saaks vist minna poodi ja osta mingi kaisuka versus see, et ma tulen siia? Nad saavad ise selle kogemuse, saavad ise nagu teha põhimõtteliselt nagu oma kätega. Et kui ta lihtsalt juba tuleb valmis, et see on nagu, et okei, see on tehtud, ma magan sellega, aga see on nagu hoopis teine tera. See, kuidas me suhtume toodetesse, muutub, kui need on seotud emotsioonidega. Build-A-Bear teab seda väga hästi. Iga samm, alates südame valimisest kuni nime kirjutamiseni on disainitud selleks, et tekiks seos. See ei ole lihtsalt karu, see on sinu karu. Ja see seos teeb sellest midagi, mille eest sa oledki nõus plekkima kõva 100 eurot. Ma isiklikult ei tea ühtegi last, kellel oleks 100 euri taskust võtta, välja arvatud nende vanematel loomulikult. Aga Build-A-Bear ei sihi ainult lapsi. Kuigi kaisukarud ja pehmed mänguasjad seostuvad esmalt lastega, väidavad mitmed psühholoogid ja teadlased, et täiskasvanud vajavad neid sama palju, kui mitte rohkemgi. Siis me teeme kõigepealt selle südame niimoodi 2 käe vahel soojaks, siis paneme niimoodi tuksuma. Väga hästi, siis puhume peale ka. Meenutamine müüb ja Build-A-Bear müüb sulle tunnet, nagu sa läksid tagasi lapsepõlves, kus kõik tundus lihtne ja turvaline. Tõepoolest, kaisuloomad tuletavad meelde aega, mil maailm tundus lihtsam. See emotsionaalne side võib olla täiskasvanu eas väga lohutav ja isegi teraapiline. Uuringud näitavad, et täiskasvanud inimesed otsivad stressi ja ärevuse keskel turvatunnet. Neurolaunchi info järgi võib kaisulooma hoidmine soodustada oksütotsiini vabanemist. See on hormoon, mis tekitabki seda turvatunnet ja vähendab stressihormooni kortisoli taset. Kaisukad aitavad ka mõndadel paremini uinuda ja sügavamalt magada ning annavad tuge nendele, kes tegelevad kaotuse või mõne traumaga. Kaisukas võib päriselt aidata. Stressi ja ärevust ja depressiooni on mul liiga palju, nii et proovime kohe järgi, kas kaisukas tõesti aitab. Nii, mis me nüüd tegema hakkame? Teeme siis täna ise kaisuka. Kõigepealt on siis esimeseks sammuks on siis see, et sa valid ise endale kaisuka, mis sul kõige rohkem meeldib, mis sind kõige rohkem kõnetab. Kõige populaarsem on minu teada see pehme karuke siin. See on see siis kõige klassikalisem ja siis selline jänes on ka. Seda jänkub ma olen täiega näinud. Ja... Kas ma peaks olema nagu teemasse ikka nagu roosa? Mis sa arvad? See kusjuures nüüd ainuke ka veel, nii et... See on ainuke või? Jah. Nii, siis ma selle kaisuka panen siia otsa. Petaalil hoiad jalga. Ja siis tunne, et... Ja täpselt, et ta läheb siis vatti täis. Tegelikult on see suhtes hästi kerge. Ma kardan. Okei, cool. Teen ise ta.
Ja siis on ise võimalik häält sisse lindistada või siis on juba ette salvestatud selline väike karukäpp, et siia peale vajutada. I love you. Vot, ja siis on selline patareidel tuksuv süda, et see siis põhimõtteliselt tuksub niimoodi, et kui sa kallistad. Ja siis on see heliboks, kuhu on võimalik ise midagi peale lindistada. Meil lõhnavarianti on ka tordi oma, maasikas, see on minu enda lemmik. Hästi siukse värske lõhnaga. Nätsu oma, et see on üks väikest alasta näiteks vaieldamatu lemmik. Ja siis suhkruvett on teine. Ma arvan, et näts. Näts, okei. Kui poleks teid, mul poleks minna. Kui poleks teid, mul poleks minna. Ja siis sa võid teha suure kalja, et mulle, kas sa seda südame tuksumist tunned. Wow. Tunned? Ega ma seda sulle tagasi ei anna. Pagan. Nii, aga siis Build-A-Beari siis kõige tuntum on siis see südametseremoonia. Nii. Siis me teeme kõigepealt selle südame niimoodi 2 käe vahel soojaks. Siis paneme niimoodi tuksuma. Väga hästi, siis puhume peale ka. Siis teeme enda nina pealt. Väga hästi, siis teeme otsmiku, siis mõmmi on tarkust täis. Väga hästi, siis teeme enda kõhu pealt. Nii, siis võid näiteks mõmmi kõhu pealt ka teha, siis tal on kõht alati täis. Võime teha näiteks enda silmade pealt. Ja siis tema silmade pealt ka, siis ta näeb meid ja meie näeme teda. Ja siis kõrvade pealt, siis ta kuuleb sind. Nii. Ja ma arvan, võime tiibadel pealt ka teha, siis ta ei lenda su eest minema, on ju. Väga hästi, väga hästi. Ja siis sa võid soovida sinna südame sisse vaikselt midagi. Kas mõttes või siis näiteks võid sosistada sinna sisse. Nii. Kas sa saad või? Väga hästi. It gets nice and warm, and then you're going to tap it 5 times to get it beating. So you're going to go 1, 2, 3, 4, 5. Okei, ma juba nägin seda austades, nagu ma ei tea, kas siin on... Ja. Mis see? See on siuke lihavõtte siis jänkukostüüm. Hästi-hästi mõnus, pehme. Okei, kas me peaks matchima? Ja. See on nii armas, ma ei... Ta on gamer. Don't mind me. Oot, nüüd see on tõeline gamer girl. Hopsti. Oh my god. Viimaseks etapiks, või eelviimaseks siis, on, saame teha talle sertifikaadi, kuhu lähevad siis kõik tema informatsioon kirja, tema pikkus, tema silmavärv. Ja siis sa saad talle valida, mis nime sa talle panna tahaksid. Et see tavaliselt on ka väikeste laste jaoks kõige raskem protsess. Oh my god. Minu enda näiteks üks lemmikuid nime soovitusi on alati, kas siis näiteks enda eesnimi ja siis lõppu juunior. Et see näiteks läheb hästi peale, et on siis siuke nagu väiksem miniversioon sinust. Vot. Mul on keskmine nimi, mida ei kasutata, nii et... Näeb siis selline välja, et siis ongi valmistamise kuupäev, siis tänane kuupäev, mis on siis selle karu sünnipäev. Siis sinu nimi, pikkus, kaal, silmade värv, kehavärv ja siis omaniku nimi. On tõesti sinine või? Vot. Hopsti. Siis tal on see gameri pult, aga muidu võime näiteks hästi korraks selle ära võtta. Niimoodi. Ja siis... Hopsti. No vot. Miks see nagu nii emotsionaalne on? On ju? Jälle. Vot nii. Jälle. Okei. Super. Build-A-Bear ei ole ainult mänguasi, see on konkreetselt turunduse meistriklass. See on kogemus, mis on nii personaalne kui ka emotsionaalne. Kas sa nutad või? Võib-olla. Kogemus, mille hind võib ulatuda 100 eurini. Ja kas ma julgen öelda, et see on väärt seda? Aga kui sa tahaksid tasuta seda kogemust saada, siis mine vaata meie Instagrami või TikToki, kus toimub väga tore loos. Igatahes, kaisuke tegemine võib olla teraapiline või lihtsalt tore kingitus või armas kohtingu idee oma kallimaga. Aga mis te arvate? Kas te läheksite Build-A-Beari ja teeksite endale
kaisuka. Jätke oma arvamused kommentaaridesse.